Selles videos ma räägin sellest, kuidas päriselt aru saada, millised on Tartu Ülikooli õppekavad, mis seal õpitakse. Ma teen just nimelt Tartu Ülikoolis seda videot, sest ma ise käin Tartu Ülikoolis. Nad ei maksa mulle, kuigi nad võiksid. Mulle väga meeldiks, aga jah, ehk siis see on üks suur ülikool Eestis, aga tegelikult sa ei peaks valima mitte ainult üht nagu ülikooli nime järgi oma ülikooli, vaid sa peaksid vaatama erinevaid võimalusi ja võtma selle, mis sulle kõige paremini sobib. Ja ma teengi seda videot eesmärgiga, et ma näitan, kuidas sa saab päriselt kõige rohkem infot saada teada oma valitud õppekava kohta, et sa saaksid teha päriselt enda jaoks nagu argumenteeritud otsus, et miks ma just seda asja tahan õppida. Siis võtan siit sisseastumine ja siis õppekavad. Ehk siis ütleme, et me tahame minna bakasse eesti keeles, ütleme, et et see oleks Tartus. Inglise keelega on see, et need sageli on tasulised, vene keele kohta meile kindel. Ja ütleme, et päevaõppe. Päevaõppe tähendab, et sa käid nagu nädala sees, ehk siis esmaspäevast reedeni koolis. Sessioonõpe on tavaliselt mingite perioodide tagant, siis tavaliselt nädala lõppudel. Ehk siis see on selle jaoks, kui sa näiteks juba käid tööl, siis sageli inimesed tahavad õppida sessioonõppes. Samuti on võimalik valida siis oma valdkond, et ütleme, et sind huvitavad sotsiaalteadused, aga tegelikult nagu mina soovitan küll vaadata kõiki erinevaid asju, mis siin pakutakse. Ja võib-olla sa ütled, et ja filosoofiasse ma kindlasti ei taha, aga võib-olla sa saad teada, et mitte ainult su valik ei ole füüsika, keemia, materjaliteadus, vaid võib-olla saad geenitehnoloogiasse või geograafiasse minna. Või siis äkki sul tuleb hoopis vaatad siin ringi ja tegelikult tahad saada loodus- ja reaalainete õpetajaks põhikoolis, mis on sotsiaalteaduste valdkonna all, kuigi sind võib-olla huvitavad reaalained. Ma nüüd teen kõik selle õppekava näitel, sest see on minu enda õppekava ja ma tean selle kohta kõige rohkem rääkida, aga põhimõtteliselt süsteem kõigi jaoks on sama. Nüüd, kui sa siit alla lähed, siis siin on see oluline info selle kohta, mis päriselt sinu õppekavas toimub või sinu valitud õppekavas toimub. Ja nüüd ma väga ei soovita usaldada seda juttu, mis siin igal pool räägitakse, sest see on keegi proovimas sulle midagi müüa. Ehk siis nüüd ütlevad, jah, me oleme Eesti parim ülikool, me oleme nii toredad ja head, sa saad nagu kõiki asju teha, kui sa sellel õppekaval lõpetad. Aga nad proovivad sulle müüa midagi, nad proovivad teha niimoodi, et sa tahaksid tulla sinna ülikooli, mis on nagu loogiline ja hea asi, mis ülikoolina tahta. Aga kui sina, kui justkui see klient, kes peab siis valima toodet, sa peaksid proovima olla võimalikult kriitiline selle osas, et nagu kas nad päriselt ka räägivad sulle tõtt selle kohta, mis seal toimub. Ja ma näitan paari viisi, kuidas sa saad kindlustada, et see, mis sa sealt saad, annab sulle nagu parima võimaliku pildi olukorrast. Nüüd, võtad siit õppeained. Õppeained on põhimõtteliselt kõik asjad, mida sa õpid. Ja nüüd, kui ma klõpsen siia, siis ta teeb igast hästi palju asju lahti ja see on hästi oluline nüüd. Ehk siis siin tundub olevat hästi palju infot, aga tegelikult, et sa päriselt aru saaksid, mis siin õppekaval toimub, sa peadki neid asju uurima enda jaoks. Ehk siis siin on meie õppekaval on küll niimoodi, et kuna sa saad valida erinevate ainete õpetajale, näiteks sa võid olla nagu mina füüsika keemia õpetaja või siis sa võid õppida matemaatika bioloogia õpetajaks või milleks iganes. Nii et meil on natukene see, et meil on nagu siin rohkem valikuid, kui võib-olla mõndadel teistel on, aga ka enamikel teistel õppekavadel toimub lõpuks mingisugune nagu eri suundadesse liikumine. Okei, aga võtame siit mingi näite, võtame näiteks arengupsühholoogia aine. Ja kui ma klõpsen sellele, siis see viib mind sellisele lehele. See on õis. Õis on nagu põhimõtteliselt meie stuudium või e-kool. Ja siin on ka info kõigi erinevate õppeainete kohta, mis meil on olemas. Sa saad ka siit võtta õppekavad ja selle järgi otsida, aga ma läksin praegu Tartu Ülikooli veebilehe järgi. Nüüd ma võtan siit mingisuguse õppeaine versiooni, nagu me rääkisime praegu sellest õpetaja õppekavast, siis meil on tavaliselt päevaõppe, nii et võtame meie siit päevaõppe versiooni. Ehk siis see on see versioon sellest ainest, mis kõige viimati loeti päevaõppele, ehk siis eesti keel, sotsiaalteaduse valdkond. Kõigepealt siin on mingi korralduslik info, ma arvan, see on suht loogiline, näiteks siin on eristav hindamine, ehk siis see ei ole arvestatud, mitte arvestatud, vaid sa saad siit A, B, C või midagi muud. Ja siis siin, mis sa saad vaadata, on see, et milliseid aineid sa pead või saad pärast selle aine läbimist läbida. Vahel on siin ka, et siin on ainetel võib olla mingisugune eeldusaine, näiteks selleks, et võtta kõrgem matemaatika 2 ainet, sul on vaja kõigepealt läbida kõrgem matemaatika 1, aga see on siis siin ka öeldud. Ja siis siin on näidatud, et millistel õppekavadel see aine on. Näiteks, kui sa leiad mingi igatahes, ehk siis kui sind väga huvitavad näiteks sellised asjad, mis siin räägitakse, aga sulle muud selle õppekava ained väga ei paku huvi, siis sa saad siit valida tegelikult näiteks aga äkki ma tahan klassiõpetajaks saada. Vot,
üldinfos öeldakse siin õpiväljundite all, mida nad umbes selles aines õpetavad. Ja see on suht tähtis sinu jaoks, sest nagu see on see, mida õppejõud on lubanud, et sa pärast oskad. Ehk siis ta ütleb, oskab kirjeldada õppija füüsilise, kognitiivse arengu seaduspärasid, mis on loogiline, see on arengupsühholoogia koolieelne ja kooliiga, ehk siis see on see, mida sa peaksid pärast oskama. Ehk siis need on need, mis nad lubavad, et sa pärast oskad, alati need ei ole õiged, ehk siis mis see tähendab, õppejõud võib-olla on pannud siia need kirja, aga võib-olla ta tegelikult ei jõua nende asjade päriselt korralikult õpetamiseni. Ehk siis see on nagu hea nagu indikaator, mis seal umbes võiks olla, aga 100% kindel sa ei saa alati olla, et täpselt niimoodi on, ma näitan hiljem, kuidas sa saad kindlust endale suurendada. Siis siin on mingi korralduslik info, mis sul ei ole oluline. Siin on õppetöö, vormid ja mahud, ehk siis näiteks sa saad vaadata, 50 tundi on eeldatavat iseseisvat tööd. Haridusteaduste instituudis sageli, kui on öeldud iseseisev töö, siis tegelikult sa jõuad selle kiiremini ära tehtud, kui siin on öeldud. Mingites teistes õppekavades ei pruugi see olla niimoodi. Näiteks võib-olla sa pead ütlema, et sa lähed meditsiini, siis võib-olla tõenäosus, et sa õpid ise nagu iseseisvat tööd teed päris palju suurem, et võib-olla sul läheb rohkem kui 50 tundi selle ühe kursuse peale. Maht 30 või 3 EAP-d, ehk siis nii palju tunde. EAP-d on nagu sage ühik, millest näidatakse aine suurust, ehk siis 3 EAP-d on nagu nii palju tunde, või sul võib olla 6 EAP-ne aine või 1 EAP-ne aine. Loengud, seminarid, loengud põhimõtteliselt on õpetaja räägib klassi ees juttu, seminar on, sa teed rühmatööd või mingit muud asja. Need sageli arvuliselt vastavad sellele, mis päriselt reaalsuses ka toimub, sellepärast et need on tunniplaani sisse pandud, see ongi aeg, mil sa lähed kohale ja midagi õpid. Ehk siis nende järgi saab üsna hästi arvestada, küll aga mida sa võid vaadata on see, et kas siin on kohustuslik kohal käimine. Kus sa seda teed, sa lähed siia hindamise alla. Näiteks siin võib olla öeldud mingis kohas, ma praegu ei näe, aga põhimõtteliselt sageli on hindamises öeldud, et sa pead näiteks kohal käima 75% kordadest, et saada seda ainet arvestatud. Hindamine kirjeldab, kuidas selle aine eest hinnet saada. See on väga oluline osa, kui sa nagu tahad selle aine ära teha. Võib-olla mitte niivõrd seda ainet valides, sest sa peaksid aine valima ikkagi nende õpiväljundite järgi, sest see on see, mis sa päriselt õpid, aga lihtsalt kui sa juba oled ülikoolis sees, siis võib-olla see on see koht, kuhu sa tahad vaadata. Siis siin on õppejõud, siin on rühmad, need ei ole väga olulised sulle enne, kui sa ülikooli lähed. Ja siis tavaliselt siin on mingisugune plaan, mingi ajaplaan. Näiteks need ütlevad, et sul on 12 loengut kokku, neid on 5 erineval teemal. 2 tundi räägib see inimene arenguteooriatest. Ehk siis see on umbes nagu plaan, et kuidas asjad toimuvad. Aga mis sul tegelikult üldiselt vaja on lihtsalt vaadata, mis on need erinevad õppeained, mis sul on ja kas need huvitavad sind. Ehk siis õpetaja eetika, väärtus, kasvatus, kõik sellised ained, mingid ained on sellised, mis ilmselgelt on hästi olulised, et sa saaksid üldse midagi teha, aga mingid ained on ka sellised nagu, sa väga hästi ei saa aru, mis need on ja siis sa peadki peale klõpsama ja vaatama. Näiteks ütleme, et võtame loodusteaduste populariseerimine, siit sa pead alati valima, millal seda loeti, siis sa saad selle kohta infot, siis siin nii kus ta on ka öeldud, mida sa oskad teha pärast. Kirjeldab teaduskommunikatsiooni etappe ja põhivorme. Ehk siis, kui sa oled seda nüüd õppinud, siis sa peaksid oskama seda asja teha. Kui sa tahaksid, ja siis sa otsidki erinevaid aineid siit, vaatad, võrdled, milliseid sa tahaksid teha. Nüüd, kuidas saada teada, kas see, mis sulle siin nagu lubatakse, päriselt on ka kvaliteetne? Parim viis on teada saada seda niimoodi, et sa küsid tudengite käest. Kuidas sa saad tudengite käest küsida? Esiteks, kui sul on tuttavaid, siis proovi nende käest küsida. Teiseks, kui sul on võimalus minna tudengi varjuks, siis kindlasti tee seda. Nüüd kuskil siin on see olemas. Tudengi varjuprojekt, mul ei ole küpsistega nõustutud, sellepärast mul ei luba kõik. Ehk siis siin sa saad põhimõtteliselt minna üliõpilase juurde, valida mingisuguse, ütleme, ma tahan minna varjutada kedagi, siis ma panen siia oma info ja siis siin saan valida missugune valdkond ja siis saan öelda näiteks midagi väga spetsiifilist, et ma tahan just teda, näiteks kui sul on keegi tuttav, siis sa saad teda minna varjutama. Miks see on kasulik, on see, et sa esiteks saad küsida talt, kuule, ma vaatasin seda ainet ja seda ainet, kas sul on need olnud, mis arvasid nendest ainetest, kas need on nagu päriselt nii nagu kirjeldati või ka üldine arusaam, sellepärast, et näiteks Haridusteaduste Instituudis loodus- ja reaalainete õppekaval väidetavalt on mingi probleem, et me ei anna tagasisidet justkui.
et mingisuguste ainete tagasiside justkui ei ole ja siis nad ei oska justkui neid parandada ja siis paljud loodus- ja reaalainete õpetaja põhikoolis õppekava õpilased ei ole alati rahul. Nüüd see on ju minu perspektiiv, kes ma olen väga kindlal kursusel ja tegelikult natuke imelikul viisil õpin ülikoolis ka, aga et võib-olla, et see, mis sulle siin kirjeldatakse, ei ole täpselt see, mis päriselt maailmas on ja selleks, et sa saaksid kindlamaks teha, et sa teed enda jaoks kõige õigema otsuse, on mõistlik andmeid koguda, tehes seda näiteks tudengi varjutades. Teine viis, kuidas sa saad seda infot, kui sa lähed olerohkem.ee ja olerohkem.ee funktsioon tegelikult on see, et sa saad nagu erinevatele tudengi, mis ta on, organisatsioonidele ligi, ehk siis näiteks kui sa juba õpid Tartu Ülikoolis, tahad saada, ma ei tea, õpid füüsikuks, siis sa saad minna füüsikaüliõpilaste seltsi. Ja siis sa saad seal liige olla, siis sa saad mingi kasusid, näiteks nad teevad mingi sündmusi korraldavad. Aga mis sa saad siin teha, kuigi see ei ole selle peamine funktsioon, ma olen üsna kindel, et kui sa kirjutad ükskõik kellele neist, ütled tere, et mind huvitab ka tegelikult füüsika õppimine, mis on asi, mida teie ka teete, et kas teil oleks keegi, kes oleks nõus näiteks minu mõnele küsimusele vastama, et ma kaalun seda õppekava, mis on füüsikaga seotud, äkki teil on keegi, kes oleks nõus minuga rääkima. Suure tõenäosusega sa leiad kellegi. Mida rohkem sa infot kogud selle kohta, missugune see õppekava päriselt on nendelt õpilastelt, kes seal praegu õpivad ja mitte ainult ühelt inimeselt, ma soovitan mitmelt inimeselt küsida, sellepärast et inimestel on üldiselt erinevad kogemused, siis seda suurema tõenäosusega sa saad tegelikult sellele õppekavale, kus sa oled rahul ja kus sa ei taha vahetada. Nüüd, mingitel õppekavadel ei ole oma organisatsiooni ja mis sa siis saad teha, näiteks kui sa kirjutad mingisugusele näiteks investeerimisklubis on erinevaid või väitlusklubi näiteks on erinevaid inimesi, kellel on erinevad õppekavad, kui sa neile kirjutad, ütled, et tere, et mind huvitab see ja see, et kas teil oleks ka kedagi, kellega ma saaksin rääkida, siis suure tõenäosusega nüüd ütlevad jah. See ei ole selle organisatsiooni ole rohkem funktsioon, aga see on põhimõtteliselt viis, kuidas sa saad infot õppekavade kohta küsida, kui sul endal ei ole sõpru, kes käiksid praegu Tartu Ülikoolis. Ja selleks, et sa saaksid parima info enda jaoks, ära usu ainult seda reklaami, mis sulle öeldakse, vaid tee enda jaoks päriselt. Nad võivad sulle öelda, jah, me oleme maailma parim ülikool, me oleme Eesti parim ülikool, me oleme mingi top 1%, aga tegelikult, mis päriselt sind mõjutab, on see, missugused õppekavale sa lähed ja mis seal õppekaval päriselt tehakse. Seetõttu ma soovitan väga vaata päriselt üle, kuhu sa tahad kandideerida. Ma tegin kanalile Discordi lingi leiate video kirjeldusest või YouTube'i kanali kirjeldusest.